No tere! Tere! Jälle sa tahad filmida midagi? No mis on siis ikka ikka? haigus, on ikka haigus. Jah, see on nagu hästi-hästi paksu raamatu kirjutamine videoformaatide näol, mis saab tõesti elu jooksul veel võib-olla hästi paks. Meil on nüüd varsti 4 aastat seda raamatut siin kirjutatud. Kõik peatükid on siin YouTube'is olemas, aga ma alati iga video panen ka välisele kõvakettale. Ehk siis mul on kodus üks täiesti eraldi kõvaketas juba peaaegu täis, 2 terabaiti on siis videomaterjali. Seal on siis valmis videod muidugi. Ei ole sellist toormaterjali hoidmine. Kui ma oleks toormaterjali ka veel tahtnud hoida, no siis ma oleks pidanud, ma ei tea. Eestis ei saagi vist poes selliseid väliseid kõvakettaid. Täna muidugi oleme siis Kanepi kandis, täpsemalt Jõksijärve lõkkekohas, RMK lõkkeplats. Siin on juba kukeseeni. Tõenäoliselt on neid siin veel metsaal. See metsaalune on siin üpriski palju kannatada saanud. Pärast lõkkeplatsi juurest näitan lähemalt, aga siitki on näha, kui palju on siin murdunud kuuski. Ja täpsemalt on need nüüd mitte eelmise talve, vaid üle-eelmise talve põhjusel, kus oli see hästi lumerohke aeg, tormid, temperatuuri kõikumised ja muidugi see habras kuusk siin oma narmas juurtega on väga suures koguses siin ära murdunud ka otse kahe juure pealt. Et see metsaalune on seda veel endiselt paksult täis. Siin käisime viimati aastaga tagasi. Siis oli, pilt oli värskem muidugi suvel ja kevadel 2024 kevad käisime. Nüüd on juba siin sügis. No näed, ei olegi kaua korjanud. Et see aasta ei olegi mingisugust väga suurt saaki kokku ajanud. Eks sügavkülmas oleme veel neid eelmise aasta võikarpidesse praetud seeni. 7 võikarpi oli veel üle. Natuke tegime juurde. Aga siin nüüd natukeselt saab ikka ära võtta. Abiks ikka. Aga jah, loodus on siin kõvasti murdnud neid puid. Et minu arust see üle-eelmine talv ja üle-eelmine talv 2023 ja 2024 talved olid need kõige ekstreemsemad. Siin on näha, et minu arust samasugune olukord oli üle aasta tagasi ka näiteks Karula rahvuspargi matkarajal. Et seal ka räägiti, et kes tahtis minna näiteks 36 kilomeetrisele matkarajale Karulas või siis kas või Elva Ürgorus või siis kuskil mujal, siis olevatki selline pilt olnud raja peal. Ja lihtsalt siis pididki arvestama, et kui matka seljakotiga läksid, siis et see tempo, millega sa arvasid, et sa jõuad raja läbida, siis seda tuligi korrutada. Sest kes see neid puid ära jõudis tol hetkel saagima minna. Aga ma tean, et nüüd tänaseks on juba kõik korras. Siin ei ole väga mingisugune matkarada. Siin on järv kõrval. Aga see ilmestab seda näidet, et siin on, ütleme, 50 meetri peal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, umbes üle 20 puu risti üle raja. Vot kus on lugu. 15 puud. No näed. 15 jah. Sellis karm värk. Muidugi eks nad kuivavad siin. Ja eks RMK mehed siis vaikselt saevad neid siin kohaliku lõkkeplatsi varustamiseks, võib-olla siis ka teiste platside varustamiseks. Et ega nendega ju juhtu midagi selle kuuse ja männiga siin. Las nad vedelevad. Et kus me siis täpsemalt oleme? Kanepi kandis, nagu nimigi ütleb, Jõksijärve kaldal. Vähkjärv on kõrval, siin on veel Piigandi järv ja siin on veel Kooraste järv ja lõkkeplats on tegelikult siin kandis üle 6
kui tulete Kanepi kanti, siis leiate tõenäoliselt alati koha, kus olla. Loete ka alati neid infosilte on huvitav lugeda, saate palju mõtteid, teadmisi bioloogiast, geograafiast, siis ajaloost. Näiteks seesama Jõksi järv, sellel on olnud ka hoopis poole huvitavamaid nimesid. Siit tuleb välja, et Jõksi järve nimi oli vanasti Hobohollojärve. Ma ei tea, kas on siis Rootsiga kuidagi seotud. Vähemalt ma ei tea, esimene mõte tuli, et kas rootslased kutsusid Hobohollojärveks seda kohta. Ei tea. Hobola, Jõksissee. No näed, kui palju üks järv võib elus nimesid saada. Ja kuskilt tuli veel Jõksi ka. Täiesti müstik. Vahest ma ise ka mõtlen, kuidas need nimed tekivad ja muutuvad. Aga Jõksissee ja Jõksi on sarnased. Eks ta sealt tuletatud. Ja muidugi, mis siit põnevat veel teada, et lisaks rikkalikule kalastikule on ka järve peidetud kulda. Nii et kõik, kes nüüd tegelevad selle magnetfishinguga või goldfishinguga, siis olete oodatud. Siis seal metsa all on ka üks väiksem hoone, kus siis on ka võimalik käia, et kõik on olemas. Siit ümber tseeni siis te ei pea korjama, aga kõik tipp-topp vajadused saab siin ära toimetada. Nii. Ja vaatame siis korra selle lõkkeplatsi ka üle. Lõkkeplats on siis selline üpriski avar. Tasast pinda on siin kaunis palju. Mahuvad suuremad telgid ka ära. Kõik varjualune, kõik töötab, toimib ja väike puuvaru on alati olemas siin. Kuigi kellel on natukene saagi või midagi trenni tegemise soovi, käsisaega, siis ikka leiab selliseid kuuse ja männi oksisid, roikaid ja peenemaid maha langenud puid, et seda muret vast ei ole, et siit puidi saaks üldse. Tulekolle on ka olemas, kaunis palju koormust saanud muidugi, et kohe näha, et palju kasutusel olnud ja või siis ei teagi, kuna ta tehtud see on üpriski ammu. Muidugi oleme siis järve kaldal. Näete, siin samaski kasvab veel kukeseeni, aga neid ma ei hakka küll korjama, las nad siin kasvavad. Kõik ära ka ei pea korjama. Ja võt, selline mõnus kena kohake. Auto on jah, nodi täis. Seekord isegi rohkem kui tavaliselt. Põhjus lihtne, see on lihtsalt natuke rohkem üleliigsed nodi ka. Et kõik alati tuppa ei viitsi tassida ja sai siin aiamaal aiakodus tehtud üks surnud õunapuu, sai ära tükeldatud, siis kuivad õunapuu sellised halukesed on siin nüüd hea risukas kütta ja on nagu, ütleme, sädemevabam õhtune lõkke istumine. Et eks see kulub ära ja eks siin on üht-teist muud ka, et tegelikult homme me sõidame siit edasi Võrru, seal toimetusi vaja teha. Aga ega jah, nodi on alati palju, mõned nodid on lihtsalt üleliigsed, aga ei viitsi ära tarida. Kas või see, et mul on nüüd 3 tooli kaasas. Üks on see lamamistool. No jah, et paneme selle väikse auto igatpidi proovile. Aga esmalt tuleb ikkagi panna külmik ka käima. Tegelikult nüüd lõpuks ongi see külmik ennast ära tasunud tänu akujaamadele. Ja akujaamad on ka kasutusel kogu aeg, muidu ei oskagi neid akujaamasid ära kasutada. Et laed telefoni, laed oma pealampi või mis iganes, selleks pole vaja sul üle 1500 vatt-tunni ehk 1,5 kilovatt-tundi energiat, et telefoni akut laadida. Aga kui on see külmik ka kaasas, siis kuluvad need nüüd just ära. No vot,
Preili juba valiski endale selle kõige meelepärasema tooli välja. noh, täitsa sobib. Mina selle peale ei istu igaks juhuks rohkem, mul on vaja mingit kindlamat. Et ei ole see 80+, no kes on 80+, te saate ka selle peale istuda küll, aga rahulikult lähete peale. Ja kui isu saab täis, siis rahulikult ka tõusete. Ei ole vaja kiirustada, sest seal on juba teatud õmbluskohad järgi andmas. Eks see parandamine ka pärast nikerdus. Praegu panen külmikule korra maksimumiga pealt poolt ka jahedam õhu sisse. Allpool on veel ka liha, et mis sügavkülmast tuli, siis nad mõlemalt poolt siin seda keskosa jahutavad. Peab see siin vabalt see sisu vastu siis ka või homse õhtuni. Et praegu siin nädalavahetusel lubas meil ju soojemaid ilmasid ka. Et, ja sääsevabad ilmad, noh, seda ka peab kogu aeg meeles pidama. Et Preili ka ei pea kätega vehkima seal niimoodi. Saab hakkama. Ja täna siis teeme ka ühe maitsva eine, meil on maailmpott kaasas. Nüüd Indrek Koni, kui sina nüüd vaatad, siis me ei ole ära unustanud seda lubadust, et sinu maitsev roog ka metsas valmis teha. Ja meil tegelikult isegi täna oli see mõte, aga kuna väiksed plaanimuutused tulid ja on vaja koduseid asju ära teha, siis järgmine kord kokkame selle ära retsepti. Et kes nüüd ei tea, siis meil siin nüüd, ma ei tea, 3-4-5 videot tagasi, kui loosisime välipliiti, siis lubasime võitja retsepti vähemalt esimesena ära teha. Kuigi jällegi tuletan meelde, seal oli päris palju muid häid retsepte ka, nii et kes ei tea veel, siis otsige üles Metsaresto video, challenge'i video, mis me siin tegime ja võtke kommentaarid lahti, seal on palju retsepte, keda huvitab. Vot nii. Aga jah, selle tooli puhul ju seda ei näidanud, et sa saad sellega istuda. See käib ka see käib ära siit ka tegelikult. Ja selle saab ju täitsa ära ka võtta. No näed. No nii. Ja siis see nüüd on mingisugune teagi. Saaks ka teha mingisuguse hästi kerge tooli. Aga vist ei saa. Vist ei saa, jah. Et see on meie öömaja nüüd, jah? No, kui sa soovid. Ahah. Natuke vähe ruumi siin. Aga noh. Täitsa saab. Kui sa natuke putitad. See on tegelikult see, jah, see 3x5 meetrit pakstu, mida me Ahja lõkkelplatsil kasutasime, aga kuna nii vihmane oli, et ära ei kuivanud, siis noh, ta võib seal autos ju seista, aga see teda ära ei kuivata. Et nüüd oligi hea viimane aeg ta sealt autost välja võtta ja siia niimoodi hea selle peale laotada laiali. Täitsa märgil kõike kuivab ära, siis peab ilusasti jälle kokku pakkima, siis võtab ju vähem ruumi. Meil on põdakäpsed siin. Jaa, aga muidu see mõte oli õige Preilil, et siit tegelikult ju saab täiesti külgedele ja ongi mure lahendatud. Nii et kui üksinda tulete, siis pole telki vaja. Piisab, kui võtate ühe tarpi või handimanni kaarte või... Täpselt, selle poole voldid siit põrandaks ja see on siis külgsein. Kõik olemas. Aga et noh, sellised katsetamised nüüd lihtsalt siin jutuks ei jääks, siis tegimegi siin ühe lahendi valmis selle koormakattega. Et tegu on siis 3x5 meetrit koormakattega, mida leiab igasugustest ehituspoodidest, Handymannist ja nii edasi, maksab 5-6 eurot suurem. Ja näitamegi praegu, kuidas siis sellise lihtsama koormakattega saab ka hakkama, kui ei ole seda tarpi, DD-tarpi, mida te olete ka meie videodest näinud. Et mis teebki selle tarpi nagu võib-olla ka erilisemaks, lisaks sellele, et on vastupidav ja kergem, on muidugi, et tal on ka neid aasasid selle materjali keskel ja peal. Et selle koormakattel on ainult sellised metallrõngad otstes ja praegu siis kasutasimegi ära seda RMK palki,
see on kindlasti selline jalgratturite ja muude jalgratturite ja selline tugipalk, kuhu nad saavad oma ratast toetada ja varustust või saab puhata. Ma ei teagi täpselt, mis selle kõigega siin veel palgi najal teha saab. Võimelda saab, aga kui ei võimle parasjagu, siis saab ka ööbida. Ja praegu saigi nii tehtud, et siit käib uks, siis nagu ma pean selle vai ära võtma. Ja kui ma sisse lähen, siis on näha, et siin on põrand ka mõnusalt, et ei pea teil olema nüüd nii suur vakstu ka kaasas. Siia mahub muidugi 2 inimest võib isegi magama, pead kokku. Et näed, preili saab sealt, pani nüüd kinni. Seda põrandat saab siin veel reguleerida. Ja neid pole ka tegelikult siin vaja. Et kui teil on asjad siin peal, et ise magate ja madrats on ka, ega siis see kuskil ära ei lähe. Aga ma näitan nüüd, kuidas see külgsein sai veel nagu kinni pandud, kus neid aasasid ei ole. No muidugi külgseina ei pea ka kinni panema, kui teil on siin nodi sees, siis see nodi ühtpidi tee siia sellise ühtlase seina või nii-öelda raskusena tõmbab trimmi. Aga nüüd ma olen korra välja. Nüüd ma näitan, siis preili võtab kaamera, et kuidas saab, kui teil on vaiad olemas ja nöör ka, et kuidas saab siis niimoodi vakstu trimmi tõmmata ilma selle metallrõngata või aasata. Et siin 2 kohas mul on juba, aga kui ma siit otsast pean ka veel trimmi tõmbama, et selle ma jätsin veel tegemata, siis ongi hea, kui on mingisugune väike käbi. Või kivi. Et ideaalis on ka seest poolt seda hea panna, aga saab ka väljaspoolt. Et kui siin seda materjali on lõdvana, siis panedki selle käbi siia niimoodi materjali sisse keerad, natukene veel niimoodi peale ka. Selline muna, koorma katte sees on siis see käbikene, üks tükikene nööri olema, et saaksid selle muna siin nii-öelda kinni siduda, et ta siit rändama ei lähe. Panete ükskõik mis sõlmega, teete umbsõlmega oma meelepärast sõlme. Ja siis on vaia vaja. Selle vaia ma ju siis lükkan siit sobivast kohast. Siin on pinnas natukene tihkem sisse ja ma saangi, nüüd ma siin lähemale. Nii, saangi ju selle nööri otsa siia vaia ümber siduda. Et vai siis hoiabki seda trimmis koorma katte seina. Ja ta ei lähe siit kuhugi ära. Mul on nüüd mingi juurikas all. Et seda ka vaatama. Aga näed. Sai siis vähemalt siia niimoodi kinni ja see käbi hoiabki seda nii-öelda siit üle libisemast seda nööri. Ja siis niimoodi 3 kohast hea kinni panna. Ja saab hakkama. Et jälle üks selline näide, et 3x5 meetrit koormakatte on tegelikult kasulik kaasa võtta, sest kui on vaja kas või siis varjualust teha istumiseks, ükskõik midagi vaja kiiresti ära katta, kui vihma tuleb, mis iganes, et võtate hea autost ja saab nikerdada ka ööbimisaluse. Vot nii. Aga mina ise eelistan sellistes lahtistes varjualustes koormakatete all magamist külmemal ajal, kui enam mööda maapinda ei sibli igasugu toredaid tegelasi ringi. On need vingerdavad või on need närivad või piuksuvad, kes iganes. Või lihtsalt kõditavad. Kõditavad, et jah. Et ega seal on neid alati ei pruugi olla, aga vahest ma ei tea, minul endal kiiks selline, et kui päris kinnine nagu ümbrus ei ole soojal ajal, siis on neid lugusid küll kuulnud, kus koorma katte all või tarpe all keegi magas suvisel ajal ja siis ma ei tea, üks vingerdav tegelane ronis ka kaissu. Ja võib juhtuda, nemad tahavad ka ju kuskil mulle magada ja sooja ja. Seda küll. Aga nüüd siis selle kõige maitsvama osa juurde või vähemalt usutavasti kõige maitsvama osa juurde, et
oma aiasaadusi on nüüd siin ikka kaasa saanud. See on nüüd sinu vahva kirju aetuba. Et ei ole ka teda varem proovinud. Siis noh, porgandit tuleb ikka harvendada. Eks ta veel natuke kasvab, veel porgandit ju üles ei võta. Jääb siin oktoobrikuusse. Siin on, kuna sai käidud Vasula lihapoes, siin on seasabad. Ja siin on siis sea raguukont. Vot selline korralik kogus. Kapsas. No see kapsas nüüd on küll poekapsas ja poekartul. Ja siis meie malmpott, mis nüüd vahepeal ei olegi sellega tegelenud, et Preili pani siis esimese kaitsekihi kodus peale ja siia vist sai ta natuke liiga paksult, et ta tuli nüüd eelmine kord meil lahti. Ei olegi siin vahepeal tegelenud, aga noh, ei ole vast sellest nüüd nii hullu midagi. Eks ta selline natuke väikseke ole, võib-olla, aga ega siis seal ei peagi seda vedelikku nüüd nii palju ei olema. Et paneme siin maksimaalselt kõik asjad ära. Kaasas on veel puljongi kuubikud ja siin on siis või ja midagi veel või? Preili siin likvideerib kodujuustu. Likvideerisin. Okei. See on prügi. Kuule! Mis on? Aga kapsas, porgand, kartul. Mis kapsas? Panen siia. Ruumi küll. Mis asja? No siin on nii palju õhku vahel. Ei tea, vaatame, võib-olla kõik ära ei tee. Ei saa jah, võib-olla kõik ära teha. Ei mahu muidu. Eks seda ma arvasin, aga noh, pole hullu. Lähen kõrvale. Vahepeal siis selline väike koorimine. Et oma ja porgandid on igaüks ise moodi. Ja minu arust sellist väiksemad ongi magusamad. Et ega need, mis väga suureks kasvavad ka. Tihti on maitset on ju vähem kohe. Vot nii. Preili tuli hoolivalt armsalt kappi. Et sellised väiksed seibikesed. Porgand muidu võib... Ei, tegelikult ütleme ausalt, ega see porgand läheb päris hästi sellel kuumusel ikka, kui sa paned ikka elava tule peal selle malmpoti siis keema. Siis ega see toit saabki meil tegelikult tunni aega valmis. Kauem väga ei vajagi. Et kõige esmalt läheb liha, seda ma muidugi natukene vähendan. Vaatan, grillida saab ka. No, see on juba näiteks grillribi ju. Selle ma panen resti peale. Siis siin on veel võib-olla mõni. No nüüd. Nii, kartul ka väiksemaks, siis oaga teengi nii, et ma ei pea teda ju kaunaga panema. Et need nüüd nii suured ei ole kui põldoad. Sellised põldoa järgne vahepealsed. No, sellised. Aga ma kooringi nad ära. Võtan kaunad ümbert. Siis panen oad siia niimoodi eraldi. Nii, seis on siis selline, et mõned võtsin vähemaks, mis meenutavad ribi. William oli nõus mõnest loobuma. Ja alustame siis liha küpsetamisest või siis keetmisest. Siis hiljem läheb juurde siis porgand, uba, kartul. No kapsast on ka võib-olla natuke liiga palju, kui vaatame. Siis näete, Preilil on üks vahva nipp, et kui ostati ka poest suurema selle ploki võid, siis need küpsetuspaberiga on võimalik sellised väiksed tükikesed kas või koju, et ei pea kõike seda suurt plokki sinna köögilauale sulama jätma, vaid võtate kas või siis sealt külmkapist väikeste plokkide kaupa või siis need loodusesse ka kaasa. Ja siin on meil 2 puljongi kuubikut. Midagi nii. Küll see kõik siia ära mahub. Süütamiseks kasutan täna vot sellist uut ägedat abilist. Kui ma vajutan siia nupule, siis näete, tekib siia siin hästi kõrgel pingega laeng. Tegu on siis liitium-ioon-akuga tulesüütaja. Põhimõte on siis selline, et need elektroodid, mis siin nüüd 4 tükki on, et nende vahele tekitatakse ka õhu kokkupuutel siis niivõrd tugev laeng, umbes 1000 volti, hästi-hästi pisikeses ulatuses,
nii et see plasmalaeng, mis siia vahele tekib, on umbes 1000-voldine ja see aitabki süüdata mingisugust materjali. Et mis sellise plussid on, noh, seda ei pea gaasiga ja bensiiniga täitma. Loomulikult miinus on, et on akuga, näed, seda tuleb siis selle mini USB-ga siin laadida. Ja muidugi talvel ma ei tea, kui hästi ta aitab, aga noh, kui ma siit nüüd vajutan, siia muidugi vahele peab panema õige otsa. Vaata, pista see ots ikka. Nii. No näete, nüüd ta põletaski paberile tule käima ja noh, vot. Nii et selline väike abiline. Nii, 17.47 läheb siis esmalt peale liha. Et sellel risukal on nüüd valmpotti ennegi olnud. Ei ole siin midagi uut, nii et kõik toimib. Ja laseme tal siis olla. Et hoiame seda tuld siis mõõduka tugevusega, et ta ei pea ka väga tugevaks saama, tugeva leegiga siin küpsema, muidu küpseb liiga kiiresti. Panin ka ära 2 puljongikuubikut juba, et need ka sobib praegu sisse panna. Nii, nüüd umbes pool tundi hiljem tõssin selle poti korra siis maha. Siin on korra siis vesi ja Preli teeb paar verikäkki endale. Ja vot seis on siis selline, et nüüd ongi õige aeg siia ka teised komponendid panna. No, nüüd vaatamegi kapsast täpselt nii palju, et üle ei pane kapsast. Kapsast tõmbab muidugi ka pehmeks ja väikseks ja aga noh, niimoodi kuidagi. Et küll me hakkama saame. Mis see oligi? See oli vist mitu liitrit oli? 3 oli. Okei. No jah. Kapsast võib siia niimoodi laiali ka panema. Võt nii, jah. Et ega väga suurt ka ei ole alati vaja. Aitab küll, jah. Okei. Noh, siis läheb jälle. Poti kanne taga küll, alumist külge ka nüüd. Natukene mõned ürdid. Ei taha ürte. Okei. Neid ju. Ja see on muidugi selline vahva gaas, et siia saab panna sütt ka peale, et kui allpool on söed ja tahad midagi siin sees küpsetada, liha, kanakat, siis paned siia peale ka. Okay. Vahepeal siin lasime tal ka natukene seista, et võtsin ta ikkagi pool tundi tagasi ära, kell on 7:30 ja eks see meie roog ole ikka ju valmis. Nii. Kasutame siis pluusekäist ja tulemus on noh, selline mõnus. Et isegi see ülejäänud liha oleks ka isegi ära mahtunud, aga noh, tühja ka. Väga hea selline tervislik ja seda peab võtma nüüd mõlemat moodi. Mul nüüd kulpi ei ole, aga mul on väike tass. Aga hea. See tassiga võtab siit niimoodi. Ja paneb ja Preli nüüd ütleb kohe, mis ta veel tahab ja ise tegelikult valid veel. Tahad saba ka? No näed, et seasaba on ka väga kihvt asi. Seda nagu niisama poest ju ei leia, aga jällegi see lihapood, Vasula lihapood. See on siin Tartus ka Lõunakeskuse juures, aga meie käisime siis seal lähtelt edasi. Kui see seasaba tundub imelik, siis ta maitseb paremini. Et proovige. Nii palju, kui meil neid sigu on siin. Et see Aafrika katk ka möllab jõudsalt. Kui Eesti sigu meil nüüd varsti enam ei ole, siis tuuakse nüüd sealt Poolast ja igalt poolt juurde. Soomest ja nii edasi. No lihatööstus näiteks oli artikkel, et nemad tood Soomest. Aha. Okei. No vot, mis meil siis muud üle jääb? No, tule. Tead teist saba ka juba või? Ei, see ei ole saba, on. See on saba, okei, ma tahtsin raguukonti neid. Seda peaks võtma tegelikult kahvliga. Vaat nii. Leib on ka, kui soov on. Siin on nüüd vaja jah, 2 töövahendiga korraga, paralleelselt kahvel ja lusikas. Noh,
aga sul on luhven ju. Luhvel, jah. Aga tead, ma ei hakka siin seda ümber keerama kogu aeg. Võtan selle lusika nüüd näppude vahel, jah. Ta nii hästi nüüd ka ei tööta. Noh, ei tea, kui palju meie see GoPro nüüd värve edasi annab. Eks ta midagi annab meile, noh, muidugi silmadega näeme rohkem värve toidus. Aga... jah, mul on täitsa kollane ja oranž porgad. No, aga mul ei ole. Mul ei ole küll see oranži. Ma olen nii hästi võtnud ja ma pole ühtegi porgandit võtnud. Ikka on üks väike tükk. No näed. Eks seda peab näppudega käsi sööma. Aga head isu, head jätku ja teie ka ikkagi võtke ikkagi ette, kas või kodus. Teha sellist mõnusat ühepäeva toitu või hautist. Nüüd paljud teist pole võib-olla seda seasaba näinudki, et siin nii-öelda pealpool on muidugi selline rasvasem lihakiht, aga ülejäänud ju saba on ikka liha selline. Et siin on ja see on hea liha. Jah. Tõesti väga hea liha. Õht ongi nüüd niimoodi, et panin ühe suurema küünla sinna meeleoluks. Siin on nüüd need väiksed teeküünlad sellistes vaasides, teine ka. Ja siin me siis natuke veel põletame, et jah, meil on seda õunapuud kaasas, mida on vaja põletada nüüd pikemad siin ja natukene vett keeta, nõusid pesta ja Kelly siin meenutab oma tudengiaegu. No vaata, mis ma õppima olen pidanud. Mis asi see on? Biograafiline keemia. Ei, bioorgaaniline. Hiljem, sa pead lugema õppima. Ei, mul oli valgust läks peale. Näe. Glukoosi ja fruktoosi ja kõiksugused mudelid. Ahaa, millised molekulid välja näevad. Väga tubli, need kõik konspektid ja kes jõuab neid konspekte on ju koguda. Ei jõua. Ja need on, minul on kõiksugused PDF-id ja slaidimaterjalid ka välisel kõvakettal, et neid veel vähemalt jõuab talletada. Nii, natukene lõkkele pausiks, kuna süvematerjal oli siin juba päris hea all, siis need ribitükid, mis üle jäid, küpsetab siin veel niimoodi ära. Siis on veel aega meil ka veel lõkket veel juurde teha. Kell on 9:30. Et noh, vot selline seis. Kelly läks nüüd pumpab marratsid seal telgis täis ja mina siis siin kohnin asju vähemaks, pärast lihtsam. Ja no vot, selline mõnus olemine, et täitsa hea. Ja ma ei mäleta, kunagi talvel näitasin, et kuidas mina neid raskeid vaiasid siis transpordin. Siin ei ole midagi muud vaja, ainult ühte tänapäevast sokki. Nii et kui ühele sokile tulevad augud sisse ja teine on terve, siis ärge visake tervet ära. Näete, need on need hästi rasked vaiad. Talvised vaiad, pikad ka, et saab jää sisse taguda ja pärast välja ka tõmmata. Või noh, jäätunud pinnasesse. Ja noh, siin on nüüd praegu üks jagu. Et see kaalub siin juba mingisugune 1,5 kilo praegu. Ja noh, sokk kannatab väga hästi välja, need tänapäevane sokk eriti. Et hea viis hoiustuda. Vot nii. Aga nüüd ei käs midagi. Me kerime nüüd magama ära ja näeme hommikul. No tere hommikust. Mõnus selline värskendav päeva algus. Natuke pilves, aga noh, see käib praeguse aja juurde. Ööbisime siis ikkagi jah, Kolemaniga seekord midagi ekstra siin üles ei ehitanud. Ja ega nüüd ongi nii, et eilne toit vaja ju lõpuni süüa. Siis on hea seda malmpotti nüüd selle pliidiga ikkagi soojendada. Ei hakka siin mingit lõket asja tegema. Siis ongi meil juba edasised asjatoimetused.
läheme ka siit edasi. Ja vaatame, ühendume veel. Mis see? Tere hommikust Tere nüüd? hommikust. Jah. Tere hommikust neile Mustmiljonile Kärpsele ka, kes siin on. Jaa. Väga huvitavalt neid palju kuidagi. Jah, väga huvitav, et selline roheline telgivärv meelitab, see materjal. Ühesõnaga meie telgi välimine kiht on selliseid toredaid lendavaid tegelasi täis niimoodi, et võiks öelda paarsada tükki vähemalt, rohkemgi. Jah. Ei tea, ka hästi siit näha on, aga no näed. Mis midagi. Aga ega siis meil on nüüd nii, et sööme hommikusöögi ära, hakkame oma toimetusi siin tegema veel ja siis me lähemegi siit edasi. Nii et kui midagi veel näitame, siis näitame, aga muus osas jätkuvalt täname tähelepanu eest. Alati olete oodatud kommentaaridesse jagama oma ägedaid mõtteid, seiklusi, nippe, trikke, soovitusi ja kes midagi. Kohtume varsti jälle. Tšau ka! Tšau! Värskeks infoks ka seda, et RMK mees käis just ka siin platsi peal ja mainiski, et sellel sügisel tegeletakse siis siin nende maha kukkunud puudega ja selle koha korrastamisega. Nii et no näed, see info ka teada.